Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad, Sardiinia ralli avapäev on lõppenud, 8 katset on möödas ja Ott Tänaku vaatest on kõik veel väga hästi, kui nüüd seda viimast katselõpu intervjuud, kus ta oma väikest tehnilist probleemi kurtis välja arvata, aga kahjuks nii hästi ei ole Egon Kauril ja Georg Linnamäel. Aga seda, mis kõik täna on juhtunud, saame kohe rääkima hakata. Peep Pahva meil Sardiinias koha peal ja Skype'i otsas ka, täna ilma maskita. Ta just võtsin maski eest ära teie auks, kuna ühtegi sükest turvameest lähedus ei paista ja mõtlesin, et teen siis väikse sükse. Nagu sa tead, ma olen protestimeelne tihti peale, et siis võtsin ära. Tegelikult kõik inimesed käivad raja ääres ka päris palju ilma maskid, et ma ei olegi aru saanud, kas siin on nii kohustus või ole. Pressikeskuses kindlasti on muidugi. No sa ise oled täna vist päris palju raja ääres käinud. Mida näinud oled? No ma olen käinud jah, nii mõnes kohas, et olen näinud päris ägedaid kohti, ja päris ägedat sõitu, et selles suhtes võib päevaga rahule jääda. Välja arvatud see muidugi siis, kuidas meie meestel läinud on. Ott Tänakul muidugi on hästi läinud. Kuigi kui ma siin lõunapausi temaga rääkisin, siis ta nüüd rahulolustust ei pakatanud tegelikult. Oli suhteliselt vaos hoitud ja kuigi ta oli 4-4 kiiruskatset võtnud, siis kui ma küsin, kas päev on või päev algus oli ideaalne, siis ta ütles, et see ideaalist lesi väga kaugel. Ja nüüd järgmisel 4 katsel oli näha, et seal enam päris kiiruskatse võit ei tulnud, aga samas tal muidugi ei ole ka tarvis hambad ristis minu arust väga vajutada, et seal see seis on suhteliselt turvaline. Või mis sa Roland arvad? On ju tegelikult seis on päris hea tal tegelikult. Ja pigem on ikka hea, et 20 sekundit, ma arvan, kohe reedel ära sõita ette on, mis ilmselt oligi ta mõte ja missioon, et reedel peab selle vahe sisse saama. Aga Peep, nägid sa seda viimast katset ka, kui ta tuli autost välja ja ütles, et probleem on sama, mis Portugalis? Ei, ma jõudsin pressikeskusse siis, kui ta oli juba lõpetanud, aga ma nägin seda ütlust, see ütlus levis kõikides kanalites, et jah, ma seda nägin, et kui ta nüüd siia jõuaks, ma loodan ta käest natuke uurida, et mis siis täpsemalt on probleemiks. No see jääb hetkel tõesti küsimärgiga, aga Georg Linnamäega rääkisid just, kes siis 4. katsel pidi katset katkestama, räägi, mis tal juhtus? No seal oli olnud, ta sõidab siin teadu pärast mitte ma päris tavapärase kaardilugejaga ja seal oli väike sükke, ütleme, võib-olla kaardilugeja kogenematusest väike apsaks, et oli kommunikatsiooni error. Kommunikatsiooni error, jah, pigem ta oli hiljaks jäänud nagu ühe lugemisega ja olid siis liiga suur kurvi läinud ja küljega vastu puud, aga siin oli õhus ka see, et ta võib-olla ei saa üldse jätkata, aga nüüd, kui ma taga rääksin, siis olid saanud loa, et turvapuur on ikkagi terve ja kõik on korras, et võivad homme sõita. Kuna siin on palju katkestamisi ka ja ta arvas, et oleks igal juhul mõttekas homme ka sõita. Et vastu puud siis, jah? Vastu puud siis natuke, jah. Egon Kaur kahjuks juba esimese katse lõpus tuli sinna ilma rattata. Olete ka rääkinud, sai ta lõpuks oma ratta kuskilt metsa vahel kätte või? Ma rääkisin taga vahetult pärast seda juhtumit või mitte vahetult, mingi pool tundi, 3 tundi pärast seda. Et siis ta oli veel suhteliselt hämmingus, nagu, et mis seal üldse täpselt juhtus, et kuskilt sealt rattalaagri ja rummu tagant sealt mingisugust poldi juurest või mutri juurest oli siis ratas lahti tulnud ja ma saan aru, et seal mingid võllid ja asjad olid ka väljas. Et ta käis ise selle katse lõpu raja läbi, ühtegi kivi ei olnud ja ma saan aru, et sealt vaatas videost ka, et seal nagu mingit sükest üle kivi sõitmist väidetavat ei olnud. Et milles see võis olla, ta oli suht hämmingus. Tundub jälle selline hästi veider olukord, et asi läheb ikka katki sellisel ralliautol, kui ta saab midagi pihta või saab mingi löögi, aga Sardiinia on, et iga meetri tagant tuleb löök, et suht keeruline ongi ilmselt seda analüüsida, et aru saada, kus see juhtus. See võiks ka juhtuda varem, eks ole, ja lihtsalt seal alles välja lüüa, siis selles kohas, kus ta välja lõid. Jaa, just. Igatahes väga kurb. Kas Egonil on lootust homme uuesti peale tulla? Ma nüüd Egoniga ei ole saanud õhtul uuesti rääkida, et päeval jäi see nagu lahtiseks, et kas on mõtet sõita edasi või ei ole. Aga ma nüüd ei ole saanud veel täna õhtul aga rääkida, et ma kindlasti õhtupoole võtan nagu ühendust ja siis teen Delfi veebi mingisuguse nupsaka sel teemal.
no pole midagi teha, tehnikasport, räägime Otist. Ott on olnud ikka tegelikult domineeriv ju tegelikult, kui vaadata sekundeid ja vaadata 5 järjestikust katsevõitu, kuni Sordo 6. katsel selle seire siis peatas. Mis sa ütled kokkuvõtteks Tänaku päeva kohta? No ma ütleks nii kõigepealt Sordo kohta, et minu arust Sordo oli üllatavalt aeglane alguses, et tal seal asjad ei klappinud midagi, arvestades tema stardipositsiooni, tema oskust ka Sardiinias sõita, siis tema esimesed need kiirustusajad olid küll, kaotused olid liiga suured. Et selles suhtes Tänak tegi muidugi oma positsiooni pealt suurepärast tööd selle esimese 4 kiiruskatse peale, aga eks nüüd edaspidi siis Sordo sai ka üles, aga mis mind kõige rohkem on võib-olla isegi pannud imestama on see, et Sébastien Ogier selle esimesena sõites on näidanud tegelikult väga head kiirust ja näiteks Elfyn Evansi nagu puhtalt üle mänginud, et see on üllatav ja Neuvillil olid siin refi purunemised ja muud probleemid, eks ole, et see selleks, aga jah, mind kõige rohkem hämmastanud just Ogier kiirus esimesena sõites ja siis Sordo aeglane sõit alguses. Aga Tänak on teinud oma tööd nii nagu peab. Teemu Sunninen esimesel katsel külje peal, kas Teemu sõidud WRC sarjas on sõidetud? No ega päris nii minu seda WRC-t ka sõita ei saa, nagu tal see programm on kokku pandud, et ma saan aru, et siin oli 7 kuud poolt sõitnud, siis tuli otse, istus siin rooli, see on ka nagu ebareaalne natuke, et see on sama hea, kui ma ei tea, Michael Uibo ei tee, siis teeb mingi poole teraga kuskil nurre taga trenni ja siis läheb otse 10 võistlust tegema, see on selge, et lõhub ennast ära. Niimoodi nagu sporti ei tehta, see on täiega jama tegelikult. Nojah, aga soomlastel ei ole siin enam midagi õisata, et Kalle ka väljas. No nii on, jah, nii on. Et paha periood. Okei, Peep, oskad ennustada ka, millised katsed homme välja näevad? Ei, ma niimoodi ennustada ei oska, ma ei ole nüüd läbi sõitmas käinud seekord, et ma niimoodi peast ei hakka mingit lambi juttu ka ajama, aga eks ma kavatsen homme ka, kuna meil on fotograaf ka siin seekord kaasas, siis on nagu suurema põhjust enne ka raja äärde minna, et eks ta mingid sutsud teeb ise ja mingid otsad ma lähen vaatan ise ka sealt koha pealt, et kuidas olud on. Mis muljed fotograafil tänasest päevast jäid? Ütleme see, kus me hommiku käisime esimese katse algus sealt, kus nad üle silla tulid ja kohe tagasi pöörde läbi vee tegid, et see oli äge koht ja seal oli kogu see fotograafide koorekiht oli seal ühes kohas koos ka, nii et see oli äge, kuigi vett oli vähem, kui oli paar päeva tagasi olnud seal mingid inimesed teadsid rääkida, et siis oli vesi palju kõrgem, et see oleks veel efektsem, kui oleks 2 lehte vesi lennanud. Ma pean ikka küsima, kas Timo Anis oli kohal? Timo Anist ma ei pannud tähele, aga meie kuulus Red Bulli fotograaf Jaanus Rei oli seal küll kohal koos oma killavooriga, et kõik need välgud ja statiivid ja asjad. Pool elu kaasad. Ehkendas sa kõige rohkem ringi neist fotograafid. Pool elu teed, nagu on see kohvri. Ma siis Timo Anise kohta pean nagu ütlema, iga kord, kui ma raja äärde vahetel, kas on Eesti ralli või lähen vaatan mingit välismaa rallit, ma näen iga katse peal igal pool Timo Anist kogu aeg. Fanaatik, no. Aga saada siis Margus Jaanusele õpipoisiks ikka? No eks ta seal vaatab ka, mis nad teevad, jah. Et küll ta õpib. Kuule, aga selge davai, oota siis Otti ja küsi siis detailideni lahti, mis selle veedustusega siis lahti on. Küsin, jaa. Teeme nii praegu. Selge. Vaatame siia otsa ära ka Oti lõunase intervjuu, mis nagu Peep ütles, et ega kõige positiivsemas toonis ei olnud, aga lõunal oli seisud veel ikkagi väga head, et pärast 4. katset Ott juhtis Sordo ees, vähem kui ta praegult juhib, aga 16,9 sekundit 4 katse peale on ikkagi muljetavaldav ja ega praegu ka seis masendav kaugeltki ei ole, aga vaatame selle intervjuu ära ja siis tuleme stuudiosse tagasi. Raske hommik, palju katkestajaid ja võib öelda, et sinu jaoks oli vist ideaalne see 4 esimest kiiruskatset? Ei, kaugeltki ideaalne, aga loomulikult on hea siin olla, et suuremaid probleeme ei ole olnud ja kindlasti autole see ralli on raske, et eks seda või neid üllatusi tuleb palju vastu võtta, aga ei ole üldiselt. Esimene ring üldiselt vähe lihtsam, aga jah, teine ring ütleme, et tuleb kõvasti roolist kinni hoida.
no ideaalselt ma pidasin silmas seda tulemust, et liidri koht ja päris korraliku vahega tegelikult, et see on päris hea vahe on sees. Jah, see on ralli algus. Kui palju neid kive asju välja tuli, ütleme nendest mööda põikamine oli ka omaette tegevus või palju sa said? Ikka jah, nagu ma ütlesin, neid üllatusi on oma jagu, et tuleb silmad lahti hoida. Kuidas sa rehvidega rahul oled? Pidasid nad nendes oludes hästi vastu, nii nagu sa soovisid, pidid kuidagi neid hoidma ka või midagi tagasi hoidma ennast? Ei, siiamaani on okei olnud jah, et õnneks ei ole probleeme olnud. Loodetavasti läheb samamoodi edasi. Kas auto oli praegult nüüd ideaalsest seadest, pead nüüd vahepeal midagi muutma ka või ütleme, saad samamoodi edasi minna? Eks me läheme esimese ringi seadistusega uuesti või läheme tagasi selleks, et tulevad uued katsed, uus ring, aga üleüldiselt ma usun, et auto vaikselt juba toimib paremini. Oma iseloomult on nüüd see osa, mis nüüd tuleb 4 katset, on sarnased, mis oli hommikul või? Ei, tuleb päris teistsugune ring. Meeldib see sulle, mis nüüd tuleb? Ütleme, et keeruline ring tuleb. No nagu Ott ütles, rallit on veel palju sõita ja isegi see 20-sekundiline edumaa tegelikult ei tundu ju väga kindel veel, kui meil on üks väga pikk päev ja üks selline lühem päev ees ootamas. Jaa, täitsa nõus. Et no nagu enne ütlesin, et ilmselgelt tänane eesmärk tal oli kindlasti liidripositsioonil lõpetada ja mõistliku ajavahega konkurentide ees. 20 sekundit, eks oleks võinud kindlasti parem olla, aga ma arvan, et nendes oludes, et see auto ühes tükis püsiks, on see ideaalne ajavahe, et kindlasti oleks olnud rohkemaks ka võimeline, et tegelikult ju enne viimast see vahe oli juba 5,6 sekundit suurem, aga jah, need autod kipuvad lagunema nendel teedel. Defineeri lause, tuleb roolist kõvemini kinni hoida, et need rööpad on päris rajud seal, et kui ütleme nii, et esiveelise autoga maadelda on, ma arvan, isegi veits hullem seal, et Neville'i intervjuud mingi katse lõpust ütles, et kui järgmine aasta paddle shifti pole, et siis labaga käiguvahetust, et siis hakkavad asjad juhtuma. No, see oli nagu veider kommentaar selles juurde, varasemalt on sõidetud ju selle pulgaga, käiguvahetuse pulgaga siis. Aga selles mõttes ma olen nõus, et käiguvahetuseks väga palju nagu aega ei jää, et tihti peal on neid kohti, kus sa ei saa käiku vahetada, sest sa pead 2 käega roolist kinni, sa ei saa lasta ühte lahti, sest see on lihtsalt nii raju jõud seal, mis rooli tuleb. Ja see on kindlasti selle ralli eripära, et seda väga igalt rallilt sellist olukorda ei tule, et need rööpad ikka ütleme, rooli tuleb see kõik sisse. No 55 autot vist mälu järgi ütlen, oli stardis. Kui hullust seisus sinu hinnangul need katsed teisel läbimisel olid, ootasid sa hullemat või oli nii, nagu sa arvasid? Tegelikult nad oma loomult nagu üleliia nagu katki tegelikult ei lähe, aga need teed on sellised hästi künklikud väikeste pampidega ja tegelikult see teeb need olud hullemaks, et kogu aeg loobib ja samamoodi täpselt ongi, kui kurvi vahepeal on 2, 3, 4 pampi sul ja siis ta lööbki sul seda rooli kogu aeg tugevamalt nende nii-öelda pampide vahel, et see teebki selle asja keerulisemaks. Et kindlasti sellist tugevat rööbast, nii suurt rööbast, ma ei tea, nagu me Eestis näeme, et siin ma arvan, me WRC-rallil näeme seda rööbast suuremat, aga lihtsalt see tee nii-öelda karakter, milline see tee pind on, et see teeb selle asja natuke keerulisemaks teisel ringil, kui see puhas pind on pealt ära sõidetud ja need pambid hakkavad sealt ja need künkad, nukid väiksed hakkavad sealt rohkem välja tulema. Ja pardakaamerast näeme ikka, et neid kive on ikka siin-seal päris teravaid, päris suuri. Ja no kivid on Sardiinia põhiiseloomustus ilmselt, et seda on seal mega palju ja ma vaatasin Ogieri mingit välivideot, et täiesti nagu rajult lõikab lihtsalt kohti, et sealt tulebki see, et see on kogemuse ala, sa oled varem seal sõitnud ja sa tead, et sealt võib minna. Kui mina lähen sinna täna, mina pole seal, ma olen kirjutamas käinud, ma võistelnud ei ole, ma ei tea, kuidas sealt võib lõigata, ta on seal käinud nii palju, ta neid katsed, mida on varem sõidetud,
ta teab täpselt igat kurvi, kust minna, on ju. Et selles mõttes sellistel kohtadel tulebki see nii-öelda kogemuste ala välja, et neid katseid ja teid peab tundma, et tee äärest aega juurde võtta. Ja see, et Ogier kaotab meil päeva lõpuks kõigest 36,2 sekundit, see vast ongi, kirjutame kogemuse arvele. 100%, no see oli, ma esimese katse tulemust juba vaatasin, et täiesti ebareaalne tegelikult, kui hästi ta tuli seda ringi. Kolmas aeg. Et ma ootasin sealt nagu või pigem nagu viimasel ajal näeme sellist 6. ja sellist aega enne tal, kui ta sealt eest tuleb, aga see oli tõesti väga-väga hea sõit ja pole midagi öelda. Täiesti maailmameistri vääriline sõit. Müts maha. Homme on üsnagi sarnane stardipositsioon Ogier'l ja Tänakul 36 sekundit mitmekordse maailmameistri ees. Kui raske seda saab hoida olema? Selles mõttes saab põnev olema, et täna oli ikkagi nagu väike stardipositsiooni vahe, on ju. Et saab huvitav on näha, et kui nad nagu võrdselt enam tulevad, et kuidas need ajad jaotada, aga ma arvan, et samamoodi Ott on seal väga palju sõitnud juba ja ta on seal väga tugevalt kogu aeg, et ma arvan, et see ajavahe on üpriski turvaline, kui nüüd midagi juhtuma ei hakka, aga ma räägin, Sardiinias minut võib ka olla selline nagu mitte väga turvaline vahe, et seal toimub nagu liiga palju vahepeal. No Oti katselõpu intervjuu 8. järel oli siis, et sama jama, mis Portugalis, peame selle pärast olema homme väga fokusseeritud. No seda ta ütles siis, kui teil juba auto ümber ringi ära teinud, et see oli meil juba katse algusest peale, pean olema õnnelik, et siin olen. Täna oli tegelikult puhas sõit ja ilmselgelt parem stardipositsioon kui teistel meestel. Kui nüüd spekuleerida, ma ei tea, mis asi see on ja ilmselt ma olen suht 100% kindel, et Ott ei ütle ka Peebule, mis probleem see on. Tehniline probleem, nagu on kombeks öelda. Siis kas see on midagi, mida tänase servisi jooksul jõuab ära parandada? Kindlasti jõuab lihtsalt detail ära vahetada. Et seal ei saa olla nagu midagi väga erilist, et eriti kui ta ütles, et sama probleem, mis oli Portugalis oli selles mõttes ju lihtne probleem, et tükk andis alla ja see tükk tuleb ära vahetada, aga pigem on nagu muret tekitav see, et nagu teist rallit järjest miks see tükk hakkab alla andma jah, et nagu ta ilmselt ka ise tundis muret homse päeva ees, et katselõpu kommentaaris minu meelest oli, et tuleb nagu sõita kiiresti, aga teades, et sul on nagu teine sama probleem järjest juba, et see on nagu kindlasti kuskil kuklas see mõte olemas, et seda peab hoidma hakkama. Et ma ei tea, okei, nende kahe ralli vahel niivõrd väike, et ega ei jõuagi mingit arendust või midagi erilist teha. Vahetadki detaili ära ja jääd lootma, aga see kindlasti võetakse ette Hyundai poolt nüüd peale seda rallit, et praegu oli 2 nädalat oli vahe just, et ei jõua väga midagi arendada. Nädal oli pausi selles mõttes, jah. Jah, et loodame, et see auto kestab ja loodame, et need detailid kestavad. Mis sa arvad, kas Ogier mõtleb sellele, et Ott peab hakkama nüüd autot hoidma? Ei, ma ei usu, et ta on täpselt minu meelest see vend, et ta lihtsalt teeb oma asjaga, ta ma arvan väga suurt ei mõtle nüüd millegi peale, et ta teab, mis ta teha suudab ja tõenäoliselt ta teab, et ta suudab ka võidu peale veel täna sõita, nii et kui kellegi teisel on ebaõnne, siis nii on, aga ta kindlasti lihtsalt peab arvestama seda, et kõik sõidavad puhtalt ja ilma vigadeta. No Ogier on ju tuntud mõttemängude pidaja, äkki ikkagi ühe patsu õla peale paneb õhtul. No see käib kõigi puhul ikka niimoodi, et üle sõidul ja katse algus ikka aetakse sellist huvitavat rallijuttu ja tehakse peeglit tolmust puhtaks, et öeldakse, et kui ma tagant tulen, lase mööda siis. Aga Teemu Sunninenist on minul väga-väga kahju, et mees, kes sai siis, kas oligi viimane kord, kui ta Montes sai WRC autos üldse istuda? Arctic. Jah. Ja nüüd siis sai jälle ja esimene katse. Väga-väga-väga kahju. Tegelikult ma ju eile ütlesin ka, et ma tahaks näha teda poodiumil kindlasti ja ma isegi ütlesin vist, et ta võiks teisel kohal lõpetada.
ma seda katset ei näinud, kui ta offi pani, ma vaatasin järgi pärast. Ma pigem nagu lootsin, et okei, äkki ta tuleb splittides nagu räigooga ja siis juhtub, et siis oleks nagu Monte oli. Aga no jah, nagu Peep ütles ka, et kui ta ei ole istunud autos nüüd palju, ma ei tea, 5 kuud või? No päris 7 ei ole jah, nagu ta ütles, et 4 kuud, 4-5 kuud ütleme. Ja tuleb R5-st hüppab WRC autorooli ja tegelikult ta ülesanne põhimõtteliselt lihtsalt kõik kotti panna, et ta saaks oma kohta säilitada, sest talt ju võetakse lihtsalt järjest ja järjest neid WRC sõite ära käest. Et väga keeruline olukord tal ja kui ma täna peaks nagu arvama, mis tast edasi saab, siis no pigem mis saab on see, et talle planeeritakse võib-olla mingi WRC 2 hooaeg, aga täna ilmselgelt M-spordi prioriteet on need vahendid, mis M-spordil on, et need panustatakse juba teiste noorte peale. Tundub küll, jah. No, tema enda intervjuud oli väga valus vaadata, kui ta seal All Live'is täiesti silmad maas ja väga pettunud, et ta ütles, et aeglane parem kurv, tõmbasin käsipiduri ja auto suri välja. Libisesin kurvi sisenedes teelt välja, jäime kinni ja ei saanud kahjuks jätkata. Auto hakkas päris kuumaks minema, kaotasime ühe sensori, no see oli see, et kui ta seal üritas veel välja saada ja mootor ütles siis üles, ei töötanud enam, aga peaks olema lihtne parandada. Väljast paistab võib-olla nüüd, et üks peegel kadunud olevat, võib-olla muidu on nagu uus. Ja siis ütleski, et pole selles autos ammu istunud, pidi kohe tulema rallile ja üritama ellu jääda. Jah, see ongi see karm teema, et no täpselt nagu Peep ütles, et sport ei saa niimoodi teha, nagu tegelikult täna sunninen teeb. Et no jah, mega kahju, ma ei oskagi nagu midagi ta kohta öelda, et minu meelest väga sümpaatne rallisõitja ja kahju näha, et niimoodi läheb, et selles mõttes see ajastus oli nagu jube kehva temaga, et Formeau tuli järsku ja sai selle võimaluse ja temalt võeti seda kõik ära, kuigi nagu hooaja alguses peale Arktikut pigem olid need uudised, et ta saab rallisi juurde, mida sõita, aga nüüd, kui Formeau tegi oma ralli ära esimese selle WRC autoga, siis ikkagi nagu võetakse neid rallisi maha jälle tal ja eriti karm minu eest oli see Keenia ralli teema, et kõigepealt pidi sunninen seal sõitma, siis öeldi, et sõidab Formeau põhjusega, et see on ka tulevikus seal sees, et see nagu annab mingi selge vihje juba, et Formeau'l on vaja sealt kogemust saada, nagu sunninenil ei oleks seda kogemust vaja. Et... No Formeau käis ka täna kraavis. Jaa, käis küll. Aga väga lahe see pealtvaataja video nagu action filmis. Aga see oli päris huvitav, kas ta nagu oli seal kraavis, aga see ratas oli tal ka vasak esimene katki, kui ta sinna kraavi vajus, et mingis mõttes siis sarnane olukord nagu Egon Kauril tundub, et see ratas oli suht sarnaselt, ma arvan, katki läinud, aga Egonil see tõmbas ka kogu sisu sealt kaasa, et ilmselt kas siis sai ka kivile pihta või mida iganes seal juhtus, et aga tema puhul pigem, ma ei tea, vist väga ei pandud tähele seda ja väga nagu ei räägita sellest, ei dramatiseerita üle seda väljasõita. Kalle Roompere teist rallit järjest peab mõruda pilli alla neelama, seekord siis vedrustuse probleemi tõttu jäi raja äärde 4. katsel. Mis me Kalle kohta ütleme? Ma ei tea, mis sa ütled? Kahju jälle. Kahju, jah. Noor mees võiks nagu paugutada tegelikult. Aga tegelikult on, jaa, ma isegi ei tea, kuidas tal nagu ebaõnne hakkab tulema, hakkab nagu aina rohkem tulema seda, et tegelikult tempo oli jälle jumala raju, nagu me teame, et ta on kiiruse poolest täna võimalik. Esimestel katsetel ainus, kes suutis Otile konkurentsi pakkuda. Jaa, täpselt, et ta nagu kiiruse puhul on vabalt võib esikoha peale sõita. Pole mingit küsimust. Aga ma ei tea, kas ta andis mingi kommentaari ka, et mis tal juhtus? Ta andis, aga ma ei leia seda praegult enam väga täpselt üles. Igatahes kommentaar oli selline, et ta ei tea veel, mis selle vedrustuse purunemise põhjustus, et peame auto ära ootama, kui siia jõuab. Okei. Et ta siis nagu ei öelda, et ta kuhugi pihta sõitis? Ei, ta oma teada ei sõitnud, jah. See on nüüd huvitav, kas kõik need sõitjad ajavad mingit jama või mingit kägu ajavad seal, et... Või loodavad, et see lihtsalt ei tule pardekaamerast välja, see väike klikk. Et kõigil juhtul nii, et kuhugi pihta ei sõida, aga ralliauto üldiselt ikkagi päris niimoodi ära ei tohiks laguneda ja järjest mingi 3-4-5 autot.
Eks ta nii peaks olema ehitatud, jah? jah, aga tundub, et seekord on midagi teistmoodi. Aga ilmselt ikka kuskile midagi pidi pihta minema või mingisuguse löögi kas või tee pealt saama, et ma jälle ei taha uskuda, et see WRC auto nüüd nii nõrk on, et annab alla, aga no täpselt nagu Oti puhul ei saa kunagi öelda, et sõitis pihta aine. Läks katki amort ja läks Otil katki ja vabalt võis ka minna Kallele, et ei oska öelda. Ma arvan, et äkki täna õhtul homme saame mingit infot selle kohta. Mis me Elvin Evansi kohta ütleme, 4. kohal kaotab siis Ogiele 25,8 sekundit startis teisena täna. Tundub, et temal oli selle tee puhastamisega natuke rohkem raskusegi Ogiel ja kurtis ka, et see tunnetus ja seade ei ole päris see, mis ta võiks olla, et kas ootasime Elvinist rohkem või oodata tema stardipositsiooni arvestades, et ta umbes sellisel kohal täna lõpetab? Ma ei tea, minu meelest kogu see hooaeg me lihtsalt Elvinist ei ole nagu väga rääkinud. Ja minu meelest kõik need tulemused, mis tal tulevad, keegi ei räägi Elvinist. Sest ta sõidab nii puhtalt, noh. Jaa, keegi ei räägi, keegi isegi nagu... ta ei ole pildiski. Sa ei pane all live isegi tähele teda, et kas ta on katse lõpus juba on olnud või ei ole. Ja järsku vaatad, mis asja vend on mingi 1., 2., 3. seal kuskil. Et minu meelest see ralli täpselt samamoodi. Pole nagu näinudki teda. Ja siis ei... 4. koha peal, mis on täiesti okei selles mõttes. Ta on mega tark sõita see aasta, tegelikult eelmine aasta juba oli, et kui ta Toyotasse läks. Tal on ebamugav sõita. Peale mingi katset ma vaatasin all live'is services neid intervjuusid, ütles, et nagu väga halb on. Et ta ise paneb jamasti, auto ei tundu kõige mugavam olevat, noh, siis on aru saadav, et ei ole mõtet punnida. Aga nagu 4. koha peal täna olla, niimoodi, et sul nagu on väga ebamugav sõita, on ülihea tulemus tegelikult. Ja nagu ma ütlesin, ta on mega tark sõitja. Tal on üks siht silme, see MM-tiitel. Ja kui tal on ebamugav sõita, siis ta peab tooma kas 4. koha punktidele. Tal ei ole mõtet isegi punnima hakata seal, et kui teised nagu nii rõõgult ees panevad. No Evans siis kaotab 1 minut ja 2 sekundit Otile. Neville on tema selja taga vaid 1,2 sekundiga, 1 minut 3,2. No, nende meeste vahel läheb homme kindlasti hommikul andmiseks. Ja see saab päris põnev olema, ma arvan. Et ma arvan, täna nad on suht ühe tempoga sõitjad. Ja eks Elfin sai ka, ma arvan, mingit sellist datat täna, et ja analüüsi nüüd teha täna õhtul koos inseneriga, mis on valesti. Nii et ma arvan, et homseks võiks see asi parem olla, sest ka stardipositsioon on homme parem, kui oli täna tal. Et sealt hakkab kindlasti, seal kindlasti on, ma arvan, huvitav sõit neil homme. No TRI siis tegelikult näitas 8. katsel, et tal seda kiirust on, aga tänase päeva rikkusid need rehvi purundamised tal. Jah, need rehvi purunemisi, mida me arvasime, et tuleb ja tuli tegelikult... Isegi vähe, pigem oli seda lõhkumist rohkem juba, on ju. No viimasel katsel seal lõpus polnud enam kellegi rehvi alles. No see ma arvan, et pandi ka täiega. Et ja kindlasti. Aga see oli tegelikult rehvide puhul huvitav, et mida ma vist eile, kui me rääkisime rehvi taktikast, et kui on lühike ring, et võiks pehmed kasutada, et pehmed kasutati ikkagi üpriski vähe. Sordo kasutas, Ogier kasutas minu meelest kas pooleks softi ja hardi. Ja keegi veel pani, ma nägin, Ott kasutas ühte softi ringidel, et aga Sordo kohe minu meelest ütles ära, et rehv läks liiga pehmeks ära. Et ta tõenäoliselt arvas ka, et pole nii pikk ring, et rehvid kestavad ja vahepeal, ma ei tea, jahtuvad maha ja saab panna edasi, aga läks ikka nagu liiga pehmeks ära ja siis see auto hakkab nagu liiga palju liikuma juba seal. Mulle meeldis Sordo intervjuu ühes katse lõpus, mille ta oli võitnud, et ta tegelikult ei viitsi seda matemaatikat pidada, et ta tahaks sõita, hästi sõita, et kui on hea tunne, siis panekski, et mitte ei peaks mõtlema, palju mul homme või üle homme rehvi alles on. Ma tegelikult jagan selle mõtet. Ma saan aru, et see rehvi kama ja peab selle asja kuidagi huvitavamaks tegema, aga kas nii huvitav peab siis olema? See võtab ju sõidumehelt nagu mõnu ikkagi ära ju. Jaa, ma selles mõttes, mingis mõttes olen nõus, et võiksid kõik kasutada seda, mis tahavad, kogu ralli, et... Okei, mitte see, mis tahab, aga miks te ainult 8 pehmet annate? Andke siis, ma ei tea, pooleks.
jah, ma mõtlengi, et on lihtsalt, ütleme, ralli peale refi arv, ja kuidas sa neid kasutada, on nagu savi siis juba. Sa ei tohi lihtsalt sellest refi arvust üle minna. Aga ilmselt see ongi nagu, kuidagi on vaja vaata sarja põnevust tuua ka fännidele ja kõigile, et kas see teeb asja, ma ei tea, ma ei näe seal ühtegi muud põhjust. No fännid peavad põhimõtteliselt ikkagi märkmikuga juures olema ja ristikesi tegema, kes palju refe on kasutanud. No see on tegelikult võimatu. No ja see on võimatu muidugi, aga see on lihtsalt asi, millest jälle rääkida. Näiteks Soul Live'i kommentaatoritel ka seal jooksevad uhked pildid. Ja meil ka loomulikult, jah. Et mis refi nüüd keegi kasutab. Aga see refi strateegia on väga-väga keeruline, eriti jälle, kui ma oma 2019 hooaega junior WRC-st mõtlen, et see oli nagu räigelt raske. Eriti tuleb meelde Rootsi, kus iga katsega on põhimõtteliselt eest need naelad läinud ja siis me pidime lihtsalt neid kogu aeg vahetama eest taha, tagant ette, et nael läheb liiga kuumaks seal refis, siis me peame ta taha panema, et jälle jahtuksid taga silla peal need. Et sellega on nagu päris palju jamamist ja siis arvestadki, et mis jamad refid ma nüüd näiteks pühapäevaks jätan, et eks WRC autodega on sama teema, tuleb kogu aeg kalkuleerida, arvestada, mida kus kasutada aga see on lihtsalt ma arvan, et üks selline asi, mis nii-öelda tooks põnevust juurde sarja ja ma arvan, et ikkagi on asi, millest rääkida, järelikult nii on hea. Meie siin muuta nagu nii midagi ei saa. Greensmithist ja Lubeest ka meil midagi rääkida on. Üks kaotab 1.41,0 Tänakule, teine 2.24,4. No Lube on öelnud, et tema ümber räägitakse, et ta ei pea siin midagi näitama, et eesmärk oleks vahelduseks üks ralliga lõpuni sõita. Ilmselgelt seega ta eesmärk on. Kindlasti, seal ei ole mingit kahtlustki, et ta peaks lihtsalt ainult finišisse tulema. Ta on siin mingi 10 sekki kuskilt tulnud. Ilmselt tal oli eelmisel katsel eelviimasel polnud pidureid. Ja sealt tuli mingi teema juurde. Kuidas sa sõidad ilma pidurit, et siin sinult küsida? Nii täpselt nagu ta sõitiski. Käiguga? Ja tempo üle, ma nagu vaatasin üle 90 väga ei läinud seal katsetel, et midagi polegi teha. Nii, kui sa kujutad ette, kas sa tänavaliikluses ilma pidurita sõidaks? Sõidad 90, sul tuleb 180 kraadi kurv, kuidas sa selle loo maha saad? Eks seal legendis kaardilugeja loeb sulle selle ikkagi siis juba tükk maad varem ette, et nii-öelda adapteerib ennast kiirusega või sellega arvestab, et sul ei ole pidureid ja info tuleb natuke varem kätte ja hakkadki vaikselt käiguga pidurdama. Ma ei usu, et tal täiesti nullis need pidurid olid, et eks midagi natuke võtsid. Ma lugesin valet sekundid muide ette, ma lugesin 6. katse sekundit. Tegelikult on Greensmith hoopis jäi ju seisma 8. katkestas, viimasel katkestas. Tal hakkas õli välja tulema käigukastist. Aga tegelikult ütleme Lubeest palju pole rääkida. Räägime pühapäevast äkki. Vaata, mis Tomme teeb. Aga Greensmith tegelikult oli nagu minu meelest suht ma ütlen, et tulemused ei olnud nagu või kaotus oli üpriski suur, aga üks katse oli tal okei, see 7, kus ta sai 5. koha. Aga tegelikult 7,5 kaotust ainult Sordole. Aga tegelikult see nagu kiirus kasvas ja see, et ta nagu ilma momentid, et ta tuli, see on nagu ülipositiivne, et ta seda arengut on tegelikult selle hooaja jooksul näha olnud. Et kui võtame eelmise aasta, siis seda arengut nagu tegelikult minu meelest ei oldudki, kogu aeg oli üks sama jama. Aga praegu on küll tegelikult iga ralliga, nagu tal on iga ralli mega keeruline, et mingi jama kogu aeg, aga ta ikkagi areneb ja tuleb okeilt, et vähemalt on arengut näha, ma mõtlen seda. Et ma ei tea, ma iseenesest nagu oleks nagu enam rahul, ma arvan isegi taga, sest ega ma ei ootagi talt kogu aeg mingi tulemust, et Portugal oli üllatav kindlasti, aga ma ei tea, vaatame jälle, mis Tomme teeb. No 9. WRC autost on meil siis 8. katse finišis enam-vähem probleemide vabalt 6. See on päris korralik kärbe ikkagi esimese päeva kohta. Ja kindlasti on, et isegi Katsuta, kui võtta, siis Katsuta seal tagurdas ja möllas ju. Ta tagurdas jah selle värava juures seal. Et, aga eks ta, ma ei oska öelda, Katsuta tegelikult võib-olla isegi ootasin veits rohkem. Et ta on nagu ka viimastel rallidel kogu aeg päris head tempot vahepeal näidanud, aga tal on ka, nagu me jälle eile rääkisime, et reeded on sellised rahulikud ja võib-olla homme hakkab paugutama, et eks seda jälle on nagu ralli peale näha. Aga jälle, mis ma tahtsin enne öelda, et ta vist Greensmithiga tuli päeva, üldiselt tuli võrdselt või ei tulnud või?
enam-vähem jah. no enam-vähem suht ühte auku, et mis just, mida ma tahtsin öelda. Griezmann sutsu nobedamalt ikka, et seal oli arvata, et kui Lube finišis jõuab, et ta selle viimasele kohaselt enam-vähem võtab. Just, Takamotoga ma mõtlesin. jah. Et Greensmith, Takamoto, kui nad tulevad võrdselt, siis Greensmith paneb väga hästi, sest Takamoto saab testida kogu aeg, teha kõike möllu, tal on kõik võimalused. Et Greensmithil on veits see olukord natuke teine, et ta ikkagi ise maksab oma sõite, tal on mingid asjad piiratud ja nii on. WRC2 arvestuses on vahed juba päris suured. Huttunen küll kaotab 22 sekundit Ösbergile. Seal võib veel sõiduks minna, sest seal tagumistel autodel ikka juhtub päris korralikult ja need käärid on seal teinud korraliku või kuidas öeldakse, niiduk või? On teinud korraliku töö seal tagumiste meeste seas. Pulasia kaotab Ösbergile minut 22. Ei, sa ootad 7 minutist. Ma vaatan juba vara, jah. Konspektis sassis Pulasia, jah, Huttunen kaotab 27, Pulasia üle 2 minuti, Prokop üle 5 minuti ja seal edasi pole mõtet rääkidagi. Mikkelseni jaoks lõppes siis katusega, turvapuur kahjustatud ja peab katkestama kogu ralli. WRC3 arvestuses on aga sõitu veel küll ja küll, seal on Rossel tõusnud viimase katsega liidriks Pepe Lopesi ees ja Jan Solansi ees, kes jälitavad siis teda vastavalt 16,3 ja 23,6 sekundiga. Et tore oleks, kui ka Egon seal vahel madistaks. Jah, kindlasti. Jari Huttoneis ka nii palju, et see on mega veider, et ta sõidab. Kas ta sõidab praegu ikkagi Hyundai meeskonna punktidele? Tal on Hyundai 20 R5 siin istumise all. Kes ta registreerija on? Ei ole see on hea küsimus. Hyundai Motorsport N nüüd on. Tegelikult oli nagu jumala veider, et ta on nagu ilmselgelt üks kõige kiiremaid vendasi R5-ga ja Hyundai ikka ei pannud oma R5 programmi teda. Ja nüüd, kuna Redgrade ei ole, ja Veibit ei ole ja kõik ei ole, et siis nüüd ta on Hyundai Motorspordi punktile sõidab. Aga tegelikult oli ta kogu aeg mingi oma meeskonna punktidele sõitis minu meelest. Väga, väga veider. Et ilmselgelt tegelikult üks kõige kiiremaid vendasi seal Rally 2 autode arvestus. Vaatame homsele ajakavale ka otsa. Homme alustame siis päeva umbes samal ajal nagu täna, 6 minutit hiljem, kell 9.08 ja sõidame siis jälle samas mustris, et kõigepealt katse esimene läbimine, siis kohe teine läbimine otsa ja siis alles service ja umbes samal ajal õhtu lõpeb ka. Ega me ka ei oska väga spekuleerida, millised need homsed katsed on. Ega ei oska, jah, aga küll nad ikka sarnased on. Mis seal väga-väga midagi üllatavat ilmselt ei tule. Nii et kui täna toimus actionit, siis kindlasti homme jätkub. Vaatame ilmateadet ka. Kuuldavasti pühapäeval pidi natukene lubama väikest sabinat. Jah, pühapäeval lubab siin lausa sabinat ja äikest ja sademete tõenäosus selles portaalis, kus mina vaatan, on 70% lausa, et võiks natukene põnevamaks see ilm teha küll. Mis see nagu tegelikult siis ikkagi sellele teele ja nendele rehvidele tähendab, kui vihm hakkaks sadama? No ega ta selles mõttes nagu teele üldiselt ma arvan midagi ei tee. Aga rehvi taktika läheb selles mõttes kindlasti huvitavaks, et kui palju kellelgi pehmet järgi on, et kui pühapäev on märgpäev, siis on ilmselgelt vaja kasutada pehmet rehvi. Kui palju seda kellelgi järgi on, et siis nagu läheb huvitavaks, et me teame, et Sordo kasutas täna rohkem pehmeid kui keegi teine, kui ma nüüd ei eksi. Et Sordol tõenäoliselt neid pehmeid väga sellisel juhul ei oleks. Aga tee puhul, ega see seal nagu suurt ei muutub. Pigem saab küsimuseks see, et kui palju seda vihma tuleb ja kas see võib stardi järjestuses võib midagi siis nüüd punktikatsel see midagi muuta. Nende superralli meestel, kes seal eespoolt stardivad, võiks olla siis teoreetiliselt lihtsam. Ja, et kui oleneb, kui palju neid sademeid tuleb, kas see annab eelis või anna, eks siis ole näha. Kui tuleb palju vihma, siis kindlasti seal punktikatse võib huvitav tulla. Igatahes üks küsimus on meil ka tulnud, see tuli tegelikult juba neljapäeva hommikul meile jäi ette lugemata eile.
Küsimus on pikk ja lohisev, kirjutab meile Jaan. Aga Otil on ju iga rallil isiklik ilmamees, pressimees, eessõitja ja treener. Kas see tähendab, et siis kõikidel sõitjatel on need alati olemas või nõrgemad meestel on näiteks tiimi peal üks või kuidas nende abilistega on? Igal rallil ei ole seda gravel crew'd. See on ikkagi teatud rallidel, kus kasutatakse. Ilmamees on isiklik, kõikidel ei ole isiklikku. Selles mõttes ma ei ole nüüd 100% kindel, aga ma arvan, et Oti ilmamees teeb ka Hyundai'le. Teeb kogu meeskonnale äkki. Ma ei ole 100% kindel, aga tunduks loogiline. Ma ei usu, et ausalt väga nagu sõitjatel isiklikku on kaasa, et see on ikkagi meeskonnapõhine, et ei ole mõtet igal ühel oma meest võtta, kui tegelikult kõigil on sama töö ja lõpuks suures pildis ilmselt saavad ka sama tulemuse, et kus vihma saab ja kui palju, et ikkagi meeskonna peale on need tegelikult. Aga eessõitjad gravel crew kindlasti on igal ekipaažil enda oma ja ma ei tea, mis seal veel oli. Pressimees. Me näeme, et Otil on siin kogu kõrval, aga tegelikult teistel mehel väga ei paista, et vähemalt nii lähestik oleks. Ja kõigil ei ole kindlasti. Ma ei oska öelda isegi, kas Ožeeril näiteks on, et seal on jälle meeskonna põhised tegelikult enamasti, et ja on küll tegelikult, sõitjatel või on oma selles mõttes inimesed, kes teevad sotsiaalmeediat ja värki ralli ajal, aga kes nagu käe kõrval kannab, et ma arvan, et otseselt selliseid nagu nüüd igal ei ole, et ma tean näiteks M-Spordil on üks meediainimene, kes siis haldab kõiki sõitjaid ja ma pigem arvan, et ka teistel meeskondadel enamasti on niimoodi. Mis sa arvad, mis homme juhtuma hakkab? Homme hakkab actionit nägema kindlasti, üldse ei kahtle selles ja mis me siis arvame? Ma arvan, et Ožeer hakkab tempot tõstma, tahab madistada Sordoga. Kas ka dikteerima? Ma selles nii kindel ei ole, et ma arvan, et nad Otiga seal hakkavad ikkagi nüüd suht pigem nagu võrdselt, et ma ei usu, et ta nüüd dikteerima hakkab, aga kindlasti ta hakkab Sordot püüdma. Ja tagantpoolt Evansi Neville'i võitlus. Ma isegi ei oska öelda, et tänase põhjal pigem Neville on kiiruse pealt äkki tugevam, aga nagu me ütlesime, et Evans sai kindlasti viiat datat ja analüüsib seda nüüd täna, mida auto juures muuta, mida paremaks teha. Ja siis on need teised mehed, Katsuta ja Greensmith ja Lube. Et seal, kui Greensmith ja Katsuta hakkavad võrdselt sõitma, et seal on ka maran ägedat võistlust võib-olla näha. Igatahes hetkel on seisud meie jaoks roosilised, ootame ära selle Oti päevalõpu intervjuu ka, mis äkki juba selleks hetkeks, kui meil siin saatele punkti panem, on juba isegi tehtud. Vaadake seda ka Delfist, kui veel vaadanud ei ole. Homme kell 9 hakkame jälle siis blogima ja õhtul oleme jälle 6. käigu eetris ja küsimusi saab meile saata 6kaik@delfi.ee. Aitäh täna vaatamast, magame välja ja homme paneme edasi. Antoni. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.